Laiemas tähenduses on mitmekesisus igasugune erinevus. Mõni erinevus võib olla ilmne, nagu näiteks inimese sugu või selle väljendusviis, tema usutunnistusele viitav riietus või sümbolid, mida ta kannab. Samuti ka keel, mida inimene kasutab. Kuid mitmekesisus kitsamas tähenduses, mitmekesisuse alla käivad ka omadused, nagu näiteks inimese vanus, haridus, tema sotsiaalmajanduslik taust või seksuaalne sättumus. Kujutage ette, et meid ümbritsev maailm on nagu suur ja imeline aed, mis on täis erinevaid maitseid, lõhnu ja värve. Iga selles aias kasvav taim on erineva kujuga. Tal on erinevad omadused ja erinevad võimed. Nii samamoodi on ka meie inimühiskonnaga, kus iga inimene tuleb erinevast kultuurilisest taustsüsteemist või on erinevate kogemustega. Nii nagu looduses laiemalt on mitmekesisus inimühiskonnas igapäevaelu reaalsus ja elujõulisuse võti. Oleme oma olemuselt sotsiaalsed olevused, kes vajavad toimetulekuks teiste inimeste abi. Niisamuti on oskus erinevusi kogu ühiskonna jaoks tööle panna meie edukuse võti ühiskonnana. Siin tulebki appi mitmekesisuse väärtustamine ühiskonnas, töökohal ja koolis. Tähtis on, et kõigil inimestel oleks päriselt võrdsed võimalused eneseteostuseks ning et nad tunneksid ennast ühiskonna võrdse osana. See annab ka meile võimaluse teistelt õppida, saada kogemusi ning kasvada inimestena. Mitmekesisusel on suur majanduslik ja sotsiaalne potentsiaal. On tehtud mitmeid uuringuid, mis kinnitavad üht. Mitmekesisust väärtustav organisatsioon on kasulik nii ettevõttele endale, töötajaskonnale kui ka ühiskonnale laiemalt. Erinev elukogemus, kultuuriline taust või erivajadusest tulenev võime maailma teisiti tunnetada, kõik see loob võimalused uuteks vaatenurkadeks ja uuteks ideedeks, mis lõppkokkuvõttes aitavad organisatsioonidel olla edukamad. Kui vaadata globaalseid suurettevõtteid, kes võitlevad omavahel talentide saamise ja hoidmise nimel, siis nemad peavad mitmekesisuse teemat väga oluliseks. Ent me ei tohi unustada, et mitmekesisus on ka väljakutse, millega me peame tegelema ning mis võib sisaldada endas ka konflikti. Me kõik kipume hindama inimesi, kes on meiega sarnased või kes teevad meiega sarnaseid otsuseid. Meist erineva kogemuse, tausta ja võimetega inimesed õpetavad aga meile, et maailma saab näha ka teisiti. Nii aga saavad tekkida uued ja head ideed.